Tere üle pika aja. Tervist. Me oleme täna uues kohas. Jah. Minu uutes ruumides. Eesti Peret Soomes Luhti Mägi 2. Tervet tuloa. Siin on hästi hubane, mugav, kodune. Tuled nagu oma koju. Ja. Täna räägime erinevatel teemadel. Jah, mõtlema kuhu läheb. Vahepeal on nii palju aega mööda läinud, 2 nädalat pole saanud. Väga kokku oleme saanud, aga podcasti pole teinud. Jah. On väga palju juhtunud. On või? On igasuguseid asju kogu aeg on juhtunud. Kogu aeg on tegevust. Seda küll, jah. Olnud. Et on olnud selline vilgas elu vahepeal. Aga nüüd on august tulemas ja tundub, et elu läheb teistmoodi jälle käima. Silmapilgutus ja jälle suvi möödas ja eile... Ärme sinna lähe veel. eile võtsin, et lähen käin igaks juhuks ujumas ära, et mine tea, et äkki ei saagi rohkem. Ma eelmine aasta eest ka ei käinud siin ujumas. No, ma arvan, ma see aasta ka ei jõua sinna. Et see, minu jaoks on ikka liiga külm see meri siin. Ta peab ikka olema vähemalt 25. Aga ma ei tea, kui soe on praegu. Ma ei tea. Järves käisin. Seal võib länna? Ei, minu jaoks on ikkagi soe oli. Ma ikkagi olin seal. Aga sa ei vaata, et kui soe on? Mõtlest pahin, mis see siis mulle annab? No see oled see hüljes ju, kes käib. Hüljes, jah. Talvel vist ka tegemas seda. Talvel rohkem, suvel vähem. Sa ei tule arvesse. Oma arvamustega selle kohta. Ma olen harjunud juba meres ookeanis käima, siis eile läksin järve, siis kuradi imelik. Mis toimub? Vesi oli mage, see oli imelik. Ookeanis jääb jah sükene soolakiht peale. Ja suu läheb ka kohe soolaseks, see nüüd ei läinud, et see oli ka imelik. Okay. Pidime rääkima siis millest kuidas inimestest tulevad kriminaalid? Jaa, ma vaatasin seda ühte sarja ja siis nagu tekkis mõte, et mina ei oska seda seletada, äkki sina oskad seda lahti seletada, et kus see oli küll USAs, aga ma ei usu, et siin nagu väga teistmoodi on, et kuidas ikkagi on nii, et just kui nagu normaalses peres kõik sünnivad lapsed, laps hakkab väiksest peale, tahab hakata mingeid loomi lõikuma ja siis saab täisealiseks, siis temast tuleb nagu mõrtsukas. Kas mõrtsukas või kurjategija või noh, mis iganes mingi siuke, et seal nagu kuulasid vanemad räägivad, et noh, perekond on siuke normaalne pere olnud, käivad kirikus seal iga nädal ja muidugi see on veel omaette teema, et ma olen sealt USA usklikest ka kuulnud erinevaid lugusid, et just kui ikkagi käivad nagu kirikus ja siis see pani mind nagu mõtlema, et kas on siis ikkagi seal pere sees, et vanemate käitumine on siis seda, noh, nagu sa oled korduvalt rääkinud ja laps on nagu käsne, imeb kõik sisse, et kas see on sealt tulnud või on see siis sellest nii-öelda veremälust tulnud mingisugused minevikust või kuidas sina oskad seda selgitada? No ma arvan, et alustame ikka lähemalt, eks ju, alustame oma perest. Et see väga hea oli rõhksõnal just kui normaalne pere, eks ju. Ma ei tea ju. No, jah. Nii palju on selliseid peresid, kes hoiavad seda fassaadi väljapoole, mis on imeilus. Keegi ei arvaks kunagi, et selles peres üldse riieldakse. Või et seal mingit vägivalda võiks olla. Ma mõtlen nagu, et ma tulen saatesse rääkima ja pesed puhtaks ise ennast. No ma vaatasin paar seda osa ära seal, et seal ongi nagu väga ekstremaalsed tegelased, eks ju nüüd. Et seal ongi sellesse saatesse ongi toodud nagu sellised hästi ekstremaalsed juhtumid. Ei noh, seda küll, aga noh, mina nagu, mul jäi nagu see mulje, et inimene kui tal nagu oleks endal kas süü või see lapsevanem, ma mõtlen lapsevanem, kui ta tunneb mingit süüd, mis läheb kaamera ette? Lähevad küll, nad ei adu seda päriselt, et võib-olla ongi nende peres midagi ebanormaalset. No, et ikkagi niipidi. Päriselt. Ei, no ei tea, jah. Ma arvan, et ikkagi peres saab asi alguse. Ja no teine asi on see kirikanya. See usk seal ka, mis päris palju loob piiranguid ikkagi lastele. Ja kui seal on ikkagi väga sellised nagu
usule pühendunud inimesed siis selles peres on ju, et siis on ikka väga palju mingisuguseid reegleid ja kontrolli ja allasurumist ja kõike seda, eks ju. Aga kindlasti ma arvan, vaata, ei tea ju, et kui inimene sünnib ja öeldakse, et ta tuleb siia maailma puhta lehena, eks ju. Ma päris nõus sellega ikkagi ei ole, ma arvan, et ikkagi tuleb meiega kaasa veel midagi. Et kui me nüüd räägime sellest inkarnatsioonist, on ju, siis mina usun küll, et me ikkagi sünnime mitu korda ja me saame eelmistest eludest ka mingeid kogemusi ja siis me toome selle tarkuse, elukogemuse siia ellu mingil määral kaasa, eks ju. Et see kindlasti, ma arvan, võib ka olla. Ma mõtlesin nagu pigem ütleme, et siis kui emast on ju nii-öelda arened sa välja, et see tuleb nagu siis ema liini pidi siis peaasjalikult. Ei pruugi tulla ema liini pidi, see võib ka isa liini pidi tulla, sest ema kaudu saab laps nii ema kui isa info ju. No jah. Eks ju. Et see ei pruugi olla ainult ema liinis. Et tavaliselt eriti poisslapsed just kannavad edasi neid isaliini mustreid. Aga ma jõuan sinna. Et ma arvan, et võib olla küll niimoodi, et sa võid sündida mingisuguse sellise huvitava mingi iseloomu omadusega ja see nüüd sõltub sellest, kuidas selles praeguses peres, selles elus, kuidas sind kasvatatakse, kuidas sinusse suhtutakse, kas see nüüd läheb hullemaks sul või siis sa läbi selle armastuse tervened. See on minu isiklik arvamus, ma arvan, et see võib nii olla. Sest vaata, väga palju inimesi on sellised, kes sünnivad väga-väga ekstremaalsetesse perekondadesse, eks ju. Ja osad nendest saavad kriminaalid ja teistest jälle ei saa, eks ju. No jah. Et millest üks asi on see, et lapsed otsustavad erinevalt, eks ju. Üks laps otsustab, et mina nii ei tee. Nagu sinu puhul, eks ju. Sa ka võib-olla ühel hetkel otsustasid, et mina ei taha olla selline lapsevanem, nagu olid minu vanemad, eks ju. Ja siis sa teed teistmoodi. Aga paljud lapsed ei tee seda, nad ei otsusta seda. Nad järgivad seda sama mustrit. Aga siis seal on kindlasti tuleb mängus süsteemne koht, on ju. Et läbi konstellatsioonide me ju näeme, kuidas me oleme võtnud neid eelnevatest põlvkondadest neid raskuseid, on ju. Ma arvan, et seal kriminaalide ja selliste mõrvarite puhul võib olla kuskil eelnevates põlvkondades keegi agressor, kes on teinud siis midagi, tapnud kellegi või olnudki siis mingisugune psühhopaat, eks ju. Ja see inimene on välja tõugatud sealt. Ja sellega ei ole nõustutud, mis ta on teinud. Ja minus kõige suurema pinge loob üldse süsteemi see, kui millegagi ei ole nõustutud. Et üks seadus on see, et kõigil on õigus kuuluda perekonda või suguvõsse, on ju. Aga mitte ainult veresugulastel, vaid ka nendel inimestel, kes on seda suguvõsa mõjutanud nii või naapidi, eks ju. Ka need, kes on mõjutanud siis läbi tapmise. Sest kui sa tapad kellegi, siis sa mõjutad selle inimese lähedasi, nende elusid väga palju. Ja siis automaatselt see inimene, kes tapab, hakkab kuuluma sellesse suguvõsse. Aga see on üsna loogiline, et see inimene ei nõustuta selle teguviisiga, eks ju. Eriti kui see inimene veel karistatud ka ei saa oma selle tapmise eest, eks ju. Siis see on üsna loogiline, eks ju, et öeldakse, et me vihkame sind ja lükatakse justkui välja, eks ju. Et inimesed ei mõtle ju niipidi, et issand, et ta ju mõjutas meid kõiki. Meie elud pärast seda muutusid kõik, eks ju. Et suht nagu inimlik ka, eks ju. Et nagu lükatakse välja sellest. Et need mustrid hakkavad, lihtsalt see keegi siis järgnevatest põlvkonnast tuleb ja hakkab siis seda välja tõugatud, seda agressorit, siis ta asub tema kohale ja hakkab siis seda uuesti nagu esile tooma. Nagu kõik siin maailmas ju kordub. Sa näed ju päriselt ühiskonnas ka ju. Oli teine maailmasõda. Ja nüüd hakkab kuidagi jälle liikuma samas suunas. Jälle kõik kordub, eks ju. Hitler tehti halvaks, eks. Stalin oli mingi aeg väga hea. Nüüd hakkab Stalin ka halvaks muutuma, eks ju. Et see kuidas ajalugu kirjutatakse, eks ju. Et kirjutavad ju võitjad, on ju.
üks lükatakse välja, tehakse nii, et tema on kõik vale, eks ju. Teine on õige, eks, aga ei ole ju nii, alati on see tõde kuskil seal keskel, eks ju. Just. Ja Hitler mõjutas maailma väga palju. Ja samamoodi Stalin, eks ju. Ja lõppkokkuvõttes, kui me nüüd lähme sinna, aga et ega ükski neist ei ole ju seda üksi teinud, et. No loomulikult mitte. Aga siis see vastutus lükatakse ühele, aga siis see on samamoodi, siis neid ümbritsevad need inimesed, need nagu alateadlikult siis võtavad selle siis mingis mõttes, kas siis selle süü võtavad kaasa ja siis see mõjutab nagu edasi või? No seal on kõik mitte ainult süütunne, seal on see viha, eks ju, ja kõik asjad, eks ju, et see praegu ma vaatan siin üldse Eesti ühiskonnas on tohutult palju mingisugust viha üleval, minu arust meeletu ärapanemise tegemine, ma ei saa aru, kus tuleb see viha inimestesse, et ta nagu täiesti võõra inimese kohta võib öelda midagi väga nagu halba. Ja seda on nii palju. Ma olen ka mõelnud, et äkki see on tegelikult kogu aeg olnud, lihtsalt me oleme hakanud seda rohkem märkama. No jah, kuna tänu see sotsiaalmeediale, eks ju, me lihtsalt saame seda kogu aeg nagu söögi alla ja söögi peale, võib-olla tõesti. Ja. Aga minu arust on see ikkagi ka nagu natuke üle võlli läinud kohati. Natuke ainult, jutumärkides natukene, et seda viha on tunda ühiskonnas. Ma vaatasin eile lätlaste sarri Q3-s, kus nad käisid Hiinas ja rääkisid seal Hiina nende kohalikega ja sellest ühiskonnast ja kuidas nende ühiskond üldse seal toimib. See selleks, et seal on see poliitiline seis selline, nagu ta on, eks ju, seal on päris suur kontroll, on ju. Aga see teine pool jälle, see kultuuriline pool on seal selline, et seal inimesed nad kuidagi austavad üksteist. Seal ei ole nagu sellist viha üleval või kuidagi inimesed on hästi lahked ja hästi sellised nagu sõbralikud ja tulevad vastu. See on nagu hoopis kuidagi teine vibe on seal selles ühiskonnas, et nende õpetus maast madalast on see, et kõiki inimesi peab austama. Ükskõik millised nad ka ei ole, eks ju. Ja see oleks ju ideaalis ju, see oleks mõnus ju. Ja ei, absoluutselt mõnegi. No kusjuures see on nii huvitav. Mulle tuli telesse sisse lihtsalt kuidagi televiisoriga ilma, et mingid programmi, see selleks, et rääks selle Jaapanist. Ja ma mõtlesin nagu seda enam-vähem suht sarnaselt muidugi. Et sinul tuli Hiina, mul tuli Jaapan. Et ka nagu hästi austatakse ja hästi nagu mingis mõttes vaimsed. Ja siis räägitakse, et suur enesetappude... Jaapan on esirinnas enesetappude poolest, sellepärast, et seal on meeletu kontroll. See on minu arust natukene, vaata hästi tükk aega olnud suletud ühiskond. Peale seda teist maailmasõda ju Jaapan pani ennast kinni, eks ju. Ja seal on see samuraide kultuur. Ja see, mis nad seal teevad, see harakiirid või? Eks ju? Harakiirid teevad. See on au sees. Ja seal ei ole lubatud ebaõnnestuda. Mul selles mõttes ma natukene tean sellest, mul on tuttavaid seal käinud ja nad on kohalikega seal suhelnud päris palju ja siis selle jutu järgi ma saan aru, et päriselt seal on see ühiskond on nii kammitsetud, nii raamidesse pandud ja seal ei ole ebaõnnestumine ei kuulu sinna nende eludesse. Et nad on kogu aeg nagu seal üle võlli niimoodi. Et sa kas oled edukas või siis pole sind olema ja see on hästi radikaalne see on nagu see pinge on tohutult suur nendel inimestel et seal on ikka ja just meestel on hästi suur nagu kohustuste koorem seal mehed peavad olema hästi edukad ja seal kindlasti ei tolereerita näiteks gei inimesi, eks ju Hiinas pidi olema täiesti juba okei sellega et täitsa huvitav on see sorry, vaata täitsa, nii ägedalt teevad ka mulle meeldivad need saatejuhid ka, üks naine, üks meest et väga selline mõnus siuke tunne nagu ise oleks käinud Hiinas et mulle tundub, et see Hiina on nagu suts vabam seal see poliitika, ei tea ju vaata, ma ei ole ise käinud, et ma ei tea aga nii palju, kui sealt saatest nagu läbi õhkus, siis ikkagi see poliitikast nad ei räägi, eks ju seal on see keelatud aga kõik muu tundus mulle küll selline, et tahaks minna.
tutvume selle maaga ka. Okei, aga ikkagi kust tuleb siis see vägivaldsus inimestesse? No vot, seda ma räägingi, et nagu ma alguses rääkisin, kõigepealt perekond. See normaalne perekond võib olla seal pere sees väga ebanormaalne. Seal võib olla väga palju kontrolli, väga palju terrorismi, väga palju agressiooni, vaimset vägivalda, mida lihtsalt väljast poolt ei näe. Et päris seda ma ei usu, et inimene sünnib siia ja siis ta on kohe Hitler valmis, beebist saati. Kohe tahaks nagu ühte mingisugust rassi hävitada. Et seda ma kindlasti ei usu. Räägitakse ju, et vaata Hitleril oli ka isaga oli ju meeletult nagu raske suhe. Et isa oli teda alandanud. Minu arust meestel kõige hullem, mis üldse mõjutab meeste psüühikat lapsest saati on see, kui neid alandatakse. Ja seal ei ole vahet, kes alandab, kas isa või ema. Et sõltuvalt sellest vanusest ka, eks ju, et kui sind juba lapsest, päris väiksest saati kogu aeg alandatakse, siis see teeb selle lapse psüühikaga midagi hullu. See kuidagi teeb seal selles, kuidagi see areng nagu läheb ühes suunas. Ja seal on palju allasurutud viha, eks ju. Siis ma arvan, et see saab ikkagi, kuna me ei tea oma eelmistest eludest midagi päriselt, me võime oletada siin, siis alguse saab see, ma arvan, ikkagi praegusest elust ja praegusest perest, on ju. Ja siis teine variant on siis lõimumine seal mingisuguse agressoriga väljast poolt, kes on tapnud siis suguvõsas tapnud või vägistanud või midagi. Aga ma mõtlen lihtsalt, et tegelikult siis nagu selle olemuse ikkagi käivitab täna see nii-öelda sinu kasvamine. Ma arvan küll. Et kui seal minevikus keegi midagi tegi, aga sa oled nagu hästi hoitud, armastatud, sind on hästi kasvatatud, siis kas see ikkagi aga vaata, üsna loogiline vist on see, et ütleme, et kuskil seal sõja ajal, eks ju, oli keegi agressor, kes näiteks tappis terve perekonna ära, eks ju, nii lapsed, kõik naised, mehed, eks ju. Aga see info, sellega loomulikult on päris raske nõustuda, eks ju. Ja öelda, et ka sina kuulud meie suguvõsse, eks ju, sellele agressorile, eks. Ja järelikult sealt tekib see info, kus tekib viha, tohutu viha, alla surutud viha, eks ju, võib-olla ka enne seal inimesed hakkavad oma seda, neid tundeid alla suruma, kas siis alkoholiga, millega iganes, eks ju. Ja see info ja see viha kandub edasi järgnevatesse põlvkondadesse, see suhtumine juba, eks. See on ju üsna loogiline, eks ju. Et sealt põlvkonnas juhtus nii, sealt tuleb info, see on nagu see Armeenia raadio, eks ju. Nemad räägivad asju nii võib-olla, eks ju, või siis üldse ei räägi, tehakse saladus, mis on kõige hullem, eks ju. Mingisugune tohutu saladus on üleval, keegi ei julge sellest rääkida, järel tulevatest põlvedest keegi saab nagu selle pinge endale ja kuna see pinge on sinus juba nii suur ja kogu see alla surutud viha, üle kantud viha, eks ju, siis ta lihtsalt nagu väljendub on ju niiviisi on ju. Et see on üks variant, eks ju. Suht loogiline, eks. Ma ei tea, kas sa nõustud selle, aga ma arvan, et see, ma arvan, nii see ongi, et kui osa võib-olla ei saa aru sellest, et kuidas see info nagu ikkagi liigub, et ma võtan siis nagu, mul on see teadmine, mingisugune mingi süütunne või mingisugune viha on ja siis alateadlikult ma käitun niimoodi, et see minu laps näeb, mismoodi peab nagu siis käituma mingites olukordades, tema kasvab suureks ja siis tema käitub jälle täpselt samamoodi ja võib-olla ka veel võimendab seda, eks. Võib-olla võimendab veel, jah. Sest mida kauem see pinge on nagu suguvõsas üleval olnud, seda rohkem ta võimendub ja ühel hetkel ta siis nagu tuleb välja, eks ju, kellegi kaudu. Võib-olla isa poolt siis
tuleb sealt mingi täiendus veel emotsioonide näol ema poolt ja siis see nagu pomm kasvab. Ja siis ta lihtsalt nagu ühel hetkel väljendub siis kellegis lõpuks. Keegi süütab välgumihkli ja siis käib see mõttes ära. Okay. No, need on võimalikud variandid, eks ju, aga no lõpuni ma ei tea, kas ma olen nagu pädev seda kõike seletama, et noh, on ju vaata need tõesti lapsena juba sellised, kes naudivad piinamist, loomade piinamist, eks ju, on olemas, eks. Et mulle küll tundub, et seal võib olla mingisugune ajukeemiaga juhtunud midagi, siis et tal juba on eos juba olemas see mingisugune nauding teistele valu tekitamise ees. Noh, et võib-olla on keegi targem inimene, kes oskab seda seletada. Et seal võib küll olla, et see on mingisugused ChatGPT käest ma ka küsin, ta ka mingi ütles, et seal mingi ajukeemias toimub et seal võib olla, et sa juba sündides juba, eks. Ja seal võib ka olla nii, et sõltub siis võib-olla ka sellest, kuidas ema seda last on oodanud äkki. Et miks see seal ajukeemias midagi sellist toimus. Et ei tea, eks ju, et kuidas see laps üldse joostati, kas ema ootas seda last, kas see laps sündis vägistamise teel, noh, mis iganes seal võib olla, eks ju. Jah, mis veel siis, kui või oli isa emaga vägivaldne, kui ta rase oli, ei tea ju. Et seal on kindlasti mitu faktorit, mis seal võivad seda mõjutada, et miks lapsed sellisena sünnivad. Noh, see on nartsissism, eks ju, et no seda on ka vaata see nartsissism, selle õigel kujul on nagu psühhopaadid, eks ju. Nendel ei ole empaatia tunnet absoluutselt, nad ei tunne empaatiat. Enda vastu tunnevad, jah? Ei tunnevad? Neil on tohutu superego on neil, mis vajab kogu aeg seda imetlust või sellist. Ja siis nad on enese imetlejad. Ei no ma mõtlengi, et sealt ongi, et seisan peegli ees, oi kui ilus ma olen. No see on see nartsissism, millest see tuli, eks ju, et see on mingisugune kunagi mingi mees vaatas seal jõe veepildi pealt enda peegeldust ja siis vaatas, et issand, kui ilus ma olen, eks. Et sealt tekkis nimi. Nartsissus oli vist selle mehe nimi. Ei ma nii ei tea, aga seda kunagi olen seda mütoloogiat nagu lugenud ja uurinud. Seda peegelduse teemat ma olin ka kuulnud. Aga noh, nartsissismi on ju meis kõigis olemas, sellepärast, et meil on ju lapse areng, eks ju, inimese areng, et seal 2, 3, 4 aastasel on see nartsissism on täiesti olemas meil arenguliselt. Sealt on vaja lihtsalt üle minna, eks ju. Et eks võib-olla sõltub sellest ka, et kui mismoodi selles vanuses sind on siis, sinust on suhtutud. No see nartsissism on ju, vaata lapsel oled neid 3-aastaseid, mina, eks ju. Ja siis kui sünnib veel mingi see noorem keegi õde vend on ju, siis noh, selles vanuses öeldakse, et on kõige ohtlikum saada õde või venda, sest need 3-aastased võivad midagi teha selle beebiga, eks ju. Sest nad ei suuda nagu vastu võtta seda, et ma pean oma tähelepanu jagama mingisuguse oma õe või vennaga, eks väiksemaga. Et vanuse vahe peaks olema siis kas väiksem kui 3 aastat? Või siis 5, noh jah, aga noh, loomulikult vanemad ei taha, et nii pikaks läheks, tahavad ju ikka, et õde ja vend saaksid mängukaaslase endale, eks ju. Aga noh, see ei pruugi alati nii minna, sest teevad konkurendi hoopis. Just, ja siis see võib minna ikkagi tõeliseks sõjaks. Et aetakse üksteist taga triikraudude ja kirvestega, eks ju. Ja ei pruugi üldse nendest mingid sõbrad tulla, eks ju. Kurat, see elu on ikka nii keeruline, et heast mõttest võib ka tulla nii palju kahju teha lõpuks. No kõik sõltub ju ka. Et see nartsissism on meis kõigis mõnes mõttes olemas. Jah, võiks teinekord mõtled, võiks rohkemgi olla. Natuke seda nartsissismi või? Mitte nartsissismi, aga nagu pigem seda enesega rahul olemist. No jaa, võt see on 2 erinevat asja, et kui öeldakse, et inimene peab ennast armastama, siis väga paljud inimesed saavad sellest aru nii, et issand, et noh, see on nagu egoism, on ju. Enese armastamine on egoism. No see ei ole ju see. Egoism on see, kui ma ei tunne empaatiat teise inimese vastu, kui ma ei suuda suhestuda teise inimesega.
ja kui ma nagu pean ainult iseennast kõige olulisemaks siin on ju, ja siis ma sõidan kõigist teistest tankiga üle. Jah, no eks oluliseks võiks ikka pidada, aga mitte teiste arvelt. Aga see, mida meie loeme selleks enese armastuseks, on ju hoopis teine asi, eks ju. Kui sa armastad iseennast, siis sa oled empaatiavõimeline ka teiste suhtes, on ju. Siis sa ei kontrolli enam teisi. Et sa tegeled nagu selle enda sisemaailmaga ja selle rahuga enda sees, on ju. Selle tekitamisega. Mitte sellega, et nüüd mina olen teist kõigist parem, eks ju. Te olete nagu... Et siis surub teisi alla, et ise olla nagu... See on ju täiesti erinevad asjad, eks ju. Aga inimestel ei ole seda aru saama. Nad panevad nagu ühte patta jälle kõik, eks ju, et kui ennast armastada ei tohi, ainult välja peab andma teistele, eks ju. Kusjuures ma sellele ka mõtlesin mõni päev tagasi, et see on tõenäoliselt meil sealt kommunismi ajastust tulnud, et kus kõik teised on olulised. Jah, kindlasti. Ja siiamaani paljud inimesed arvavad, et mina ei ole oluline, teised on see, kuidas teised ennast nagu tunnevad või kuidas mina teisi tundma panen, on nagu olulisem kui see, kuidas mina ise tunnen, eks ju. Aga nad ei mõtle selle peale, et kui ma kogu aeg sean teisi ettepoole endast, siis mis minule jääb? Ma ei ole ju rahul ju päriselt. Ma ju kogu aeg surun oma vajadusi alla. Ja kes see hindab seda lõppkokkuvõttes? Kui sa kogu aeg oled selline hea inimene ja kõik inimesed teavad seda, et sa oled see hea inimene, nad hakkavad sind ära kasutama. Mitte keegi ei ole sulle tänulik selle eest lõppkokkuvõttes. Mitte keegi. No jah, ongi, sest et see teine ei pruugi isegi nagu sellest nagu aru saada või mitte see ei olnud vist õige. Ma mõtlen, et see lõppkokkuvõttes, ega me ei saa kedagi teisi õnnelikuks teha või... Ei saa, muidugi, kui sa ise oled õnnetu, eks ju. Ja tavaliselt need head inimesed ju ise tahavad seda head teiste käest, eks ju. No võt, mina olen nagu, see on kindlasti minul üks hästi tugevaid asju, et see päris tihti mina nagu, kui ma midagi ütlen või midagi teen, siis ma nagu lähtun sellest, et kuidas mina tahan, et minuga käitutakse. No siuke eluterve mõtlemine. Kurt, ikka tuleb natsissist ei mõtle nii viisi. Tema mõtleb ainult sellele, kuidas mul on hea, ainult minu vajadused on olulised. Ainult teised peavad minu asju siin elus nagu paremaks tegema, eks ju. Aga see, et mina midagi vastu annaks, temal ei ole seda. Mina, eks ju. Et need on erinevad asjad päriselt. Ja lõppkokkuvõttes, kui sa ikkagi hakkad nagu õigesti ennast olulisemaks pidama, siis sa hakkad ka vahet tegema nendel inimestel, kes sind on ära kasutanud, on ju. Sest neid väga häid inimesi ikkagi kasutavad ära need mitte kõige paremad inimesed. Nad lihtsalt selekteerivad kohe ära, eks ju, et sinult on võtta ja siis nad võtavad sult nii palju, kui võtta annab, on ju. Nii kaua, kui enam võtta ei ole midagi. Aga mida see hea inimene päriselt arvab oma sees, mida ta ei väljenda, on see, et ole tänulik, ma olen ju hea olnud suga. Ja siis nad on väga pettunud, kui kui ei olda tänulik, eks ju. Sealt tuleb see mingis mõttes see sisemine vastuolu. Sa teed head selle jaoks, et midagi vastu saada. Sest päriselt need head inimesed tahavad seda headust teistelt, on ju. Et kui inimene kogu aeg nagu on ülihea kellegiga, siis tema sisemine alateadlik soov on see, et palun ole minuga see hea, eks ju. Või tavaliselt need inimesed ei ole nendega head. Ja siis nad on hästi pettunud ja sisemiselt ikkagi see frustratsioon on päris kõrge neil. Kuigi väljapoole näitavad sellist headust, on ju. Aga mis siis hakkab seal toimuma nende inimestega, kehad jäävad haigeks. Väga tihti need inimesed on hästi rängalt ülekaalulised. Et keha räägib. Et kui sa oskad kehasid lugeda, siis sa saad aru küll. Et sul on headust väljapoole, aga enda keha eest hoolitsemiseks ei ole sul headus. See näitab juba seda, et kui hea sa siis ise endaga oled, eks ju, ei ole väga, eks. Ja, just. Et kehad räägivad ikka päris palju. See, mida sa nagu välja annad,
sõnadega ja see, kuidas sa välja paistad ja kui sa ikkagi on käärid, on ju. Noh, ma arvan, et iga inimene oskab lugeda. Aga jah, need kriminaalid siis. Aga ma arvan, et väga paljud need, kes on nagu meie ühiskonnas tavalised need sellised tapjad, on ju. Väga palju on sellist juhuslikkust seal ka. Et on, võib-olla inimesed on tulnud sellistest probleemsetest peredest, on ju. Nendel ei ole võib-olla sellist ka emotsionaalset intelligentsust, et oma emotsioonidega toime tulla, on ju. Ja nendel see närvisüsteem on nõrgem. Ja siis nad satuvad sellistesse halbadesse seltskondadesse, on ju. Sest mingis vanuses on vaata see kuuluvustunne hästi oluline ja siis need sarnane tõmbab sarnasega, eks ju. Et seal on, siis nad saavad kokku just nende probleemsete lastega, on ju, ja seal ju hakatakse siis tegema narkootikume, eks ju, mingisuguseid idiootsusi, on ju. Praegu on Eestis juba teist korda tapeti keegi inimene ära ja samal ajal filmiti. Taha. Täiesti ma mõtlesin, kirjeldamatuna. Äkki see osadel inimestel see ellujäämisrežiim võitleb põgene, et see on lihtsalt nii kõvasti aktiveerunud, et nad ei põgene, vaid nad võitlevad. No jah, seda võitlust on väga palju, jah. Ja siis ka need inimesed võib-olla ei tahagi ju algselt tappa, aga lihtsalt seal on need erinevad siis faktorid, mis nagu mõjutavad kõike seda olukorda, eks ju, näiteks kui sa oled mingisuguse alkoholi mõju all, eks ju, siis lihtsalt üks asi viib teiseni, eks ju. Et paljud need ei ole ju. No jah, aga no eks selle alkoholiga ka alkohol, no see on pigem selle piiri äravõtmine, aga ongi. No see sisemine viha tuleb välja siis, eks ju, mida sa muidu kaine peaga alla surud. Alkohol tuleb välja lihtsalt selle. Üldse alkohol on kõige hullem narkootikum üldse minu arust. No, mis teeb siin. Keegi ütles, et ainukene erinevus on alkoholil on see, et ja narkootikumi vahel, et narkootikum, mida sa linnast ostad või kuskilt, sa ei tea, mida sa saad, aga alkohol on siuke narkootikum, et sa vähemalt tead, mida sa saad. Et selles suhtes, et alkohol on üks alakavalamaid narkootikume. Mihkel Raud vist oli ütles, et aga et sa võid kindel olla, et kui sa poest ostad viina, siis sa saad viina, et nende muude asjadega ei pruugi nii kindel olla. No seda küll, selles suhtes tal on õigus. Ja. Aga noh, vanasti juba öeldi, et alkohol on tarkadele. Peab paika, eks ju. No jah, see on siuke kaela vastu olnud. Ma ei tea, kas tark väga palju mürgitab ennast alkoholiga. Mulle meeldis väga, kas see oli Toomas Urb vist, kellegi, et ta vist käis Kris Kala podcastis äkki. Ja siis ta küsis ta käest, et kas alkoholi jood. Ja siis see, kuidas ta seletas seda alkoholi tarbimist, on ju. Et on alkohol, kui sa ütled, et on alkohol. No jaa, et see sõltub ju kõik sellest, kuidas sa suhtud sellesse alkoholi ja kui palju sa seda jood. Et sa võid ju täiesti vabalt nautida seda konjakit ühe napsu, eks ju, heas seltskonnas. See on hoopis midagi muud kui see, et ma võtan pudeli konjakit ja siis kallan selle endale kurku, eks ju. No, täiesti kaks erinevat asja, eks. Et noh, tee oma elus asju ükskõik mida, tee siis naudinguga, öeldakse, et kuidas suitsetamist maha jätta, eks. Mingi õpetus oli, kui isegi raamat on, sellest suitsetamist maha jätta on lihtne, eks ju. Et ma teen seda iga päev. aga tee sellest rituaal. Tee sellest mingi eriline sündmus. Nüüd ma võtan selle suitsu, eks ju. Pühitsen selle sisse ja ma tõmban seda, eks. Ja lõppkokkuvõttes sa saad aru, et mul ei olegi seda vaja päris. Mul ei ole vaja seda teha mingi ahel. No jah, ma tean isegi, minagi suitsetasin niimoodi, et ma käisin suitsul ära ja siis kui ma tuppa tagasi läksin, siis mõtlesin, kas ma tegin või ei teinud, et see muutus vahest selliseks, et see käis nagu nii automaadi peal. No võt, et niimoodi saab ka alkoholiga teha, et kui sa suhtud nagu asjadesse austusega, kõigesse, mida sa teed, iseendasse austusega ja sellesse ainesse austusega, siis see on täiesti kaks erinevat asja. Jah.
loogiline iseenesest, ma ei tea, kas kõigile ka on see loogiline. Kindlasti mitte, ei ole. Alkoholi, kuidas see oli, kus see tuli, sealt Araabia maadest alkull on ju. Tähendas siis seda devilit seal sees. Saatan devil, eks ju, et seal on see mingisugune vaim, alkoholi vaim seal ja kui sa ei suhta alkoholi austavalt, siis see vaim võtab su üle. Mis on ka loogiline, eks ju. Ja ma arvan ka igasuguste nende psühheteelikumide, need taimed, seal on ju ka selle taime vaim, on ju. Ja jälle, vaat see austus tuleb, on ju. Kui sa suhtud sellesse taime austusega, noh, see on hoopis midagi muud, on ju. Ja, kui sa suhtud tubakasse austusega, sest tubakas on olnud ju ka aegade algusest saati ju rituaalne taim, eks. Et kui sinu sees on nii suur austus nende taimede vastu, siis sa ei hakka seda kuritarvitama. Seal pole selleks vajadust ju. Mida inimesed tavaliselt teevad, nad arvavad, et noh, mingi lilla, mis asja, mida sa mulle teha saab, on ju. No saab. Ta ikka teeb su nii täpiks ära, et selles mõttes on minu arust küll, et ei saa öelda, et kõik inimesed võiksid seda proovida, eks ju, aga mõnes mõttes jällegi saab, et seda ära kogeda, et kuidas see loodus meie ümber on nii võimas ja tunda seda väiksust seal, et päriselt see loodus teeb suga lihtsalt 1-0 ära. On ju? No, ongi. Et see inimene on nii väike päriselt loodusega võrreldes, et just seda kohta nagu endast kasvatada on. Et me ei ole looduse kroonid siin. Me oleme sellised väikesed tegelased siin, päriselt pisikesed. Ja suht nagu ikkagi võimetud selle looduse kõrval, eks ju. Jälle oleme sinna, et oleme sipelgad ja siis mõtleme, et kustutame päikse ära. No jah, just. Aga seda on ju väga palju. Võt see on see üks osa nartsissismist. Mina olen see kõige vägevam, ma olen inimene. No. Vaadatasin, kui palju inimesed teevad nagu tõesti lihtsalt uskumatuid asju. On. Siis hakkad kohati mõtlema, et mida see inimene siis tähendab olla. Jaa. Et inimesel on ainukesena antud siin see mõtlemisvõime võrreldes loomadega. Mul kohati tundub, et loomad on targemad isegi. Kindlasti ongi. Et see ei ole see inimene midagi nii tark, et ega see ülikool sulle ka ei anna seda. Kui ikkagi olemas ei ole algusest peale, ega sa ikka sealt ei saa seda küll. Seda ei saa õppida. Vaat nii. Aga siis sul oli veel mingisugune küsimus vist või? Mingi, kuidas geid tekivad? No jah, ma ei saa nüüd seda otsest joont tõmmata, et see oli nagu see teine asi. Et mis siis ikkagi juhtub, et kas see on ka nagu niimoodi, et see tuleb mingi põlvest põlve või mingisugune? See on jälle see sama asi, et üks variant on, et ollakse lõimumises kellegiga suguvusest, kellega midagi ei juhtunud. Mul on olnud paar konstellatsioonitööd, kus gei inimesega, kus on olnud seal 4 põlve tagasi keegi ka gei. Ja kus on nagu väga halvasti selle inimesega käitud, vaatame 4 põlve tagasi. Geid ei saanud olla, eks ju. Vene ajal öeldi üldse, eks ju, et ei ole olemas geisid Vene ühiskonnas. Tehti nagu täiesti 0, eks ju. Ja siis nendega võidi teha väga hulle asju, eks ju, et siis on see inimene lihtsalt on olnud lõimumises selle inimesega. See on erinevaid variante, seda peab vaatama, eks ju, kindlasti, aga üks asi on kindlasti see, et ollakse lõimumises. Teine asi on ka see rasedus on ju, ema rasedus, keda ta on oodanud. Ja siis ka see pettumuse koht on ju, et kui siis on sündinud, näiteks oodatakse poega, sünnib tütar on ju. Et siis see mõjutab seda last väga palju. Et siis ta kuidagi alateadlikult hakkab olema siis see poeg sellele emale. Et välja teenida siis seda armastust on ju.
no see jälle sõltub sellest, kuidas see ema siis selle lapsega käitub, on ju, et ja noh, siis on teine variant on see, kui emal-isal on suhted väga halvad. Ütleme, et näiteks ema ja isa elavad küll koos, on ju, aga nendel ei ole paarisuhet, on ju. Isa on nõrk, ema on võtnud seal selle initsiatiivi enda kätte, eks ju, ja siis teeb seda isa maha seal kogu aeg, on ju. Ja siis see poeg läheb sinna energeetiliselt ema kõrvale. Või siis see tütar läheb ema kõrvale meheks talle, eks ju. Või siis poeg läheb ja isa kõrvale ja siis hakkab talle naist seal mängima. See on mingisugune alateadliku muidugi loomulikult, jah. Et mitte füüsilises mõttes, vaid noh, ikkagi sellises, et noh, kui ema ei suuda sulle olla, eks ju, hea naine, no ma siis olen ise, eks ju. Ma siis hakkan sinu eest hoolitsema, nii nagu ema oleks pidanud hoolitsema, eks ju. No seda on palju. Aga see ei tähenda seda, et kõik nüüd muutuvad geideks seal, eks ju. No see on jälle mingi lisafaktor juures, ma arvan ikkagi. Mulle sellega seoses, seda nüüd ei tea väga paljud, mul lihtsalt tuleb, ma olen mõelnud, et miks ma nii see, kuidas ma siis mitte ratsionalism, miks ma olen nagu nii vastumeelt sellele olnud nagu. Ja ma ei mäleta, kas me rääkisime sinuga sellest, oligi äkki sellest samasest, kust tulevad need nii-öelda mõrvarid. Ja siis mulle meeldus jälle üks lugu enda elust. Või tegelikult 2 lugu. Et üks oli see, et kui mu isa meid karistas, on ju, siis ta alati ütles, et karistus on selle pärast, et sa kunagi vangi ei satuks. Siis me olime äkki kuskil, ma ei tea, ma nüüd räägin 2 lugu enda elust, ma loodan, et ema ei kuula seda. Ma arvan, meil mingi 10-12 ja siis meil õnnestus osta viina ja siis läksime kui varas olid? Ma arvan 10-12 siis õnnestus ühe suurema sõbraga minna siis veel ühe sõbra juurde kes oli vangis olnud aga kes oli siis vangis olnud nii-öelda kukk No ma arvan, et osad inimesed ei tea, mis see tähendab. Osad ei tea, no ühesõnaga tead, et kes tehakse vanglates naisteks. Ja me võtsime seal siis seda viina. Ja siis see keeras ära. Ja siis me olime 3 keisi, sellel oli hästi suur siukene Rambo nuga oli veel voodi all. Aga pärast nagu tekkis, kui me sealt ühel hetkel minema saime, siis ma sain nagu selle vanema sõbra käest, me panime jooksu sealt. Vanema sõbra käest sain teada, et ta oli nagu vanglas olnud see. Et mul on nagu hästi väiksest või noorest peale olnud hirm vanglajas. Sest ma olen kartud, et siis äkki minust vanglast tehakse see. Üks oli see ja teine oli see, et meil käis, ma ei tea, kas ma nüüd hakkan seda rääkima, isa juures sõber käis oma pojaga. Poeg siis, kui napsuseks sai, siis käis üleval meie toas. Ja käis meil sugulasega püksejalast ära kiskumas. Et see oli see teine, no muidugi mitte midagi ei juhtud sellel ajal, aga need olid need, ma arvan, et need on need asjad, mis minul nagu käivitasid selle hirmu või vastumeelsuse ja siis kui nüüd täiskasvanuna, kuna sellest hästi palju räägitakse, ma lähen kohe nii kettasse, siis ma jälle nagu tunnen nagu seda, et kuskilt minust üle või minust tugevam hakkab mulle nagu ennast peale suruma nii-öelda. Noh, nagu sellel ajal tegi siis see suur poiss, kes üritas meil püksejalast ära kiskuda. Et
sihukese seose ma endale leidsin ja ma arvan, et sealt juhtuvadki need inimestega mingisugused sihukesed lapsena need kogemused, et see kas siis keerab ta ühtepidi või siis teistpidi, et tekib see meeletu viha nende inimeste vastu või siis kellel ongi see sihuke negatiivne kogemus, siis nendest, et see ka nagu mõjutab nende seda. Ja ma arvan ka, et see ikka väga palju sellest närvisüsteemist ja kui palju on inimest väärkoheldud ka, eks ju, ja millises eas, see väga palju mõjutab, on ju. Tavaliselt need, kes lapsi pilastavad, nendega on endaga seda tehtud. No tõenäoliselt. Ja seal on ajukeemis midagi väga valesti läinud, eks ju, juba tänu sellele. Aga sul on praegu kuidagi parem sellega või? Oled sa sellest hirmust hakanud nüüd? Jaa, ei mul õnneks, ma olen sellest varem ka rääkinud, et see need nagu lahustuvad ära siis, kui ma tulen nagu sellest teadlikuks, et kus see hirm tuleb. Jah, just. Et tihti, mulle nagu meeldib, see on vahest ikkagi väga koormav, mulle neid meeldib kogu aeg enda elust neid näiteid tuua. Mitte näiteid tuua, aga nagu oma peas nagu läbi mõelda, et kust neid paralleele ja seoseid kust kohast mingisugused seosed tulevad, just need, mis nagu need siuksed kõige kõvemad triggerid, et tulevad ülesse, siis kuskilt siit hakkab nagu tuleb üks asi, teine asi, kolmas asi, no mingi mõttes nagu sama, ma rääkisin sulle see minu isa ja venna vahelist seda suhet, on ju, et kuskilt tekivad need mingisugused seosed ja siis mälestused, kuigi mõtled, et ma olen nagu hästi palju nagu unustanud, aga et ChatGPT-ga nagu vestlen päris palju, just mingis mõttes just sellepärast, et tema nagu vastab teatud moodi ja siis ta toob mulle nagu mingid asjad nagu niimoodi üles. Küsib küsimusi käest. Küsib nagu mingeid õigeid küsimusi või siis tema vastused minu küsimusele on sellised, mis tekitavad neid mingisuguseid seoseid ja siis sealt liigub see edasi. No vaata, aga no, tore. Et jah, kõik on päriselt üsna lihtne, et ikkagi sõltub kõik sellest, kuidas on sinuga käitutud ja siis üle võetud need tunded. Ja siis need juhtumid ja olukorrad, mis seal eelnevates sugupõlvedes on juhtunud. Et lihtsalt neid tuuakse esile. Ja siis on see üks faktor, vaata see, meis on kõigis olemas gei. Jah. Et vaata nii nagu naises on see anime ja animus, eks ju, nii on ka mehes ju anime ja animus. Sul on see naiselik pool ja mehelik pool, eks ju. Et 13 kuni 15, 16 aastani on ju vaata lapsel see arenguetapp, kus ta hakkab ennast otsima ka seksuaalselt, on ju. Ja seal väga paljud lapsed käivad selle gei teema läbi enda sees. Et kes mulle siis lõpuks nagu meeldivad, kas poisid või tüdrukud, väga paljudel on seda. Okay. Ja väga paljud nagu teevad isegi võib-olla selle proovi ära seal ja siis nad saavad aru, ei, ma olen ikkagi hetero. Et see on selline otsimine, eks ju, sest gei inimesi on olnud aegade algusest peale ja loomariigis on seda ka väga palju. Aga meist on kuidagi siin meil inimeste seas on tehtud sellest nagu hästi suurt tabu, mis on nüüd läinud jälle teise äärmusesse, on ju. Ma olen ikkagi arvanud, et geiparaadid ja kõik need asjad on ikkagi juhtunud nagu mingi kellegi sunni. No see tabuks on tehtud läbi religiooni, eks ju. Religioon no see ka, ei ma mõtlen, et keelas selle ära, eks ju. Kuidas see üldse nagu ilmavalgust on? No see on kuidagi tehtud hästi valeks, aga ma ei ole üldse kindel, et see peaks nii väga vale olema. Miks ta peaks? Miks või? Sellepärast, et inimene peab siin looduses edasi eksisteerima. Need eksisteerivadki, aga on ka vaata liine, mis võib-olla peavadki sulguma ja sulguvadki tänu sellele, eks ju. No jah. Et asjad ei ole alati must ja valged. Nagu, võib-olla me oleme sellest rääkinud, see on see ikkagi nagu siis mingis mõttes looduse tasakaal. Et kui vaatab, et loodus tunneb, et
siin hakkavad mingid asjad üle piiri minema, siis toob mingeid asju, et nii nüüd tõmbame mingi ukse, paneme nüüd siit kinni, et püsiks tasakaal või? Mida iganes. No ma ei teeks nagu kõike nagu radikaalselt valeks. Selles mõttes, et minnad ei häiri. Igaüks tehku, kuidas tahab. Nii kaua, kuni ei hakata peale suruma seda, eks ju, aga praegu on läinud lappama see asi. Need geiparaadid on natuke too much. Et miks on vaja nagu niimoodi nagu hõisata kogu aeg, et ma olen gei, no heterod ei tee ju seda, ma olen hetero, võiks ka paraade teha. Võt sealt, see ongi see eelmisel loole, see käivitaja täpselt samamoodi, et kus sellel ajal laps tundis mingisugust tugevama survet ja siis ja tänasel päeval on see nagu täpselt samamoodi, et ma olen nagu nende inimestega kokku puutunud, las nad olla, see ei häiri mind, aga võt siis minul nagu see trigger või see käivitamine toimub siis, kui ala valitsused või kuskil hakkavad nagu ütlema, et kuidas on õige või kuidas uus normaalsus, eks. Yeah. Aga oled tähele pannud, gei inimesed on tohutult andekad. Üks andekamaid, kuidas selle kohta nüüd siis öelda? No, andekamad inimesed on geide hulgas. No kõik maailma kuulsad lauljadki on ju, vaata, kui nad on loonud nagu ajatuid laule. Ma arvan, neid asi ei ole selles, et seal on nagu see, minu mõistuses on see, seal on seda seost nii palju ainult, et nad julgevad teha asju, mida need teised andekad ei julge teha. Tead, aga minu arust on see ka seal võib-olla niipidi hoopiski, et vaata see loovus ja andekus ja osavus ja kõik see tuleb sealt paremast ajupoolkirast, eks ju. No see on see anime ja animus, eks ju, et teine sort mehi, kes on nagu äärmuslikud geivastased, eks. No see tekitab jälle küsimusi, et miks sa nagu niimoodi vihkad? Kas sa surud mingit poolt endas niivõrd palju alla, et sa pead kogu aeg lõugama nende kallale, et värdjad, eks ju, teid peaks hävitama. No siin on nagu teine äärmus. Ja, aga seal võibki olla see sama asi, mis oli nagu ka see minu lapsepõlve kogemus. Aga tead, kui palju on nende inimeste hulgas, kes nagu vihkavad, nagu tapaks ära, vaata sükse suhtumisega, kes päriselt ise on kapigeid. No räägime katoliiklikust kirikust, eks ju, mida nad seal teevad, on ju, väikesid poisse pilastavad, eks ju, aga samas nad ju annavad välja ühiskonda, et patt on ju, aga terve see värk on seal ise nagu uputab sellest, eks ju, kõigest. Et asjad võiksid olla tasakaalus, et need gei inimesed on lihtsalt, nad on nagu võtnud selle naiseliku poole endas ja lihtsalt lubavad olla endal loovad. Aga need ülimalt alfaisased, eks ju, need, kes on kõigele vastu ja ainult nii on ja teistpidi üldse olla ei saa, eks ju. Nad on endas selle naiseliku poole ja loovuse poole täiesti alla surunud. Ei luba, eks ju, ma ei luba endal seda loovust, on ju, siis ma olen nõrk, on ju. Aga sa ei saa olla nagu ainult tugev ju kogu aeg, kaua sa oled. No järgmine põlv on natuke nõrgem äkki juba. Nagu, kuidas see oli, et head ajad toodavad nõrku inimesi, nõrgad inimesed toodavad raskeid aegu või? Võt seda ma ei tea. Ja rasked ajad toodavad tugevaid inimesi kuidagi nii. Aga ma üldse ei saa nagu päris täpselt aru, mida mõeldakse selle nõrkuse alla. Et see on ka paljude inimeste jaoks erinev asi, eks, mis asi on nõrkus üldse. Et kui ma mehena olen loov, kas ma olen siis nõrk, kui ma mehena tunnen tundeid, kas ma olen siis nõrk. Et igal inimesel on oma tähendus sellele, eks ju. Et ma ei tea, kui ma olen gei, kas ma olen siis nõrk või? Ei, mul on see eelistus lihtsalt, mis see teie asi on. Kui ma inimesena olen väga okei, kui ma olen hea inimene, minust kõige olulisem inimeste puhul ongi see, et ole hea inimene.
iseenda vastu ja teiste vastu. No võt, kui me nüüd tuleme selle paraadi juurde tagasi, võt nende inimestega tekib mul jälle see küsimus, et kas nad ise ei ole endas nagu kindel, et nendel on vaja jah, seda kuulutada kogu aeg. Jah, nad käivad kuulutamas, nad käivad nagu siis ühiskonnale peale surumas, et siis kui ühiskond ütleb, et jah, te olete ikka nii tublid inimesed, siis et kui nad saavad sellest teisest poolest et nendel on nagu ka seda välist kinnitust vaja. Välismaailma kinnitust, et nad on nagu õigel teel, sest et kui sa oleksid päriselt õigel teel, siis sul ei ole ju vaja. Sul ei ole vaja seda. Sealt seda välja. Ja oleme ausad, aga siis kõik ei teiga ka seal paraadidel, eks no. Seal käib ainult mingi teatud kontingent. Ma arvan, need käivadki see, kes ei ole endast päriselt. No ja, et nendel on vaja kuulutada kõigile hästi kõva häälega kõrva karjuda kõigile. Ma olen gei. Et noh, need normaalsed geid ikkagi, nendel ei ole vajadust, nad teavad, kes nad on, mis on nende valikud ja nad on sellega võib-olla rahu teinud. Ma mõtlen, et kas huvitav, kas need, kes meie saadet nüüd vaatavad, et kas nende käest saame nüüd piitsa, et alustasime mõrvaritest ja lõpetame geidega, et paneme nagu nad ühte patta. Me ei pane neid ühte patta, kindlasti ka mitte. Mis tuli selline? Lihtsalt läks nii, nagu läks. Jaa. Võt, aga selleks korraks küll või? Selleks korraks küll, selline ilus juulikuu keskpaiga podcast tuli. Jah. Aga järgmise korrani jälle. Järgmise korrani. Tšau.